Piu-piu, pau. Just hetk tagasi ma lasin just meie siis eelmise vlogi alguse siin õhku. Me näitasime ilusti, kuidas me just saime endale uued toiduained, et me saaksime täna hakata süüa tegema. Meie värsked seened, bataadid, nii et ma tahaks tegelikult näidata, kuidas me bataadifriikaid ka teeme. Aga peale selle tuleb meil loomulikult näidata natuke rohkem koera. Me oleme avastanud, et mis temaga juhtub. Temaga või? Jah. Igast asju juhtub. Ma valmistan sulle jälle petust, I'm so sorry. Millest me oleme siin rääkinud temaga? Miks me peame teda jäädvustama hästi palju viimasel ajal? Sest et ta kasvab nii suureks. Saad aru, tal on käpad veninud, need tõllerdavad, lihtsalt need on nii pikad. Juba enne ta hoidis neid nii ilusti, aga nüüd nad on nii pikad, et ta lihtsalt pedalevad teed. Mõtle, kui sa kunagi oma lapsed saad ja siis need lapsed hakkavad üksed kasvama ja üksed nende sinust pikemad. Mida sa siis teed, kui kurb siis oled nagu? Aga seoses selle pisikese kutsikaga seoses, ta kõhukene on läinud väga mustaks. How are we gonna do this with you? Ja tutuga puhtaks. I know you don't like it, I'm so sorry. Vahetame ära nüüd, sina šampoonitad teda. Mina šampoonitan? Jah. Help me guys, I don't like this water. Tohi nüüd kinni, nii. Kuidas suhtud, et teid pestaks hetkel? Nii, Bella. Bella, sa teed kõik hullemaks ainult. Ta on mingi palun ära kiusa mind. Vaatame, kuidas ta nüüd jooksma hakkab. Kas ta hakkab? Oot, Bella. Kuule, las ta olla nüüd, ta kuivatab ennast ise ära. Pane ta maha. Nii, Bella, tuli see. Vaata, kui fluffy sa oled. Nii fluffy või? Kas sa oled fluffy või? Kes on fluffy? Kas sa oled fluffy? Issand, kui nunnu ta on, aigad. Siin vaikselt õpetame Bellat tegelikult juba veel see pealüppama, aga vaadake, kuidas ta siin. Hops, noh. Väike struggle käib siin. Nii, näed, paned see käpad peale. Nii, käpad peale. Käpad siia peale. Siis paneme tagu käpad siia. Nii, hops. Jaa! No näed, tubli said hakkama küll. Tere! Kas nii armas? Mis sa said, Bella? Nii armas. Mis juhtus? Stupid, ma ei saanud sulle ühte jõulukinki, mida ma tahtsin. Ära nori mine. Ma ei nori, siis ma tahangi näidata, kuivõrd nagu hea ja tore tüdruksõber mul on, kes läheb endast nii välja sellise lihtsa asja pärast. Mees! Ma tulen läkti igalt poolt. Sorry. Masterchef Marti on siinpool. Nüüd me hakkame tegema midagi, mida mina ei ole kunagi teinud. Ma ei tea, kas Liina on kunagi üldsegi. Oled sa kunagi mingid üks asju teinud? Suhteliselt ammu ütles tütarlaps. Ossin Liinale lilli. Et nad ei jääks ja niisama passima. Ossime niisugused lilli. Mis on sööda? Kuidas on päris? Võiks toorelt ära süüa selle. Mis meil ahju lähevad? Brokkoli, bataat, seened, kartul, sibul. Ära nutma hakka. Ei nuta. Brüsseli kapsas. Mina ütlen selle kohta sõduri kapsas. Ma ei tea, miks. Kus see tuli, et see Brüsseli kapsas on? Aga ja porgand ka veel. Ja porgand ka. Mandariinid ja siis... Ei pane mingid mandariine. Viimase asjana tegelikult me lisame tofut ka natukene ahju. Kui sa tahad, sa ei pea lisama tofut, sa võid lisada kala, kana, whatever you feel like. Polegi varem vist nii palju näidanud seda niisugust nagu vaba aja chillimist. Tegelikult me polegi võtnud niisugust vaba aja chillimist, millest tulenevalt tegelikult on päris tore. On kiire, aga me võtame endale selle aja, et teha süüa korralikult. Raskem asi selle söögi tegemise juures oli loomulikult bataatide lõikamine. See oli tõesti üks tükk tegemist ja peale selle teine raske asi oli selle kõige ära koristamine nagu muidu. Minu meelest see on üks lihtsamaid üldsegi toite, mida teha. Ma ei saa aru, miks me ise pole varem selle peale üldsegi tulnud. Te ei saa süüa, nagu mitte seda süüa. Võime selle pildi panna siia, kus Bella üritas sul tere haarata seda toitu. Need on jumala head, need sõduri kapsad. Te ei saa seda süüa, what don't you get? Me oleme jõudnud otsapidi Soome seda põhjust, miks me siin oleme. Kunagi tuleb, saate teada sellest, aga Liina just... Katki, kõik on katki. Väike paper cut. Vahepeal on juhtunud nii mõndagi, peame natukene nüüd teid up to speed viima, mis meil toimunud on. Ma mängin viimasel ajal siin Hensu ja Karliga pidevalt lolli ja üks õhtu Liina lihtsalt nõudis, et ta saaks tulla kõigepealt meile siis sinna Discordi. Nüüd ta on meil Discordi serveris. Jaa, ma võin rääkida kiire põhjusega. Marti on alati kõrvaklappidega seal, siis hullult naerab ja oi, tal on nii lõbus ja siis mina istun seal oma kõrvaklappide ja Bellaga lihtsalt mingi we don't have any friends. I want friends too, so I want to come to Discord too. Ma tundsin ennast left out. Te räägisite, teil oli nii lõbus ja ma ei saanud aru kunagi, mis naljad teil olid. Liina nüüd seal Discordis käib, kuulab meie jutte pealt ja ma ei saa mitte midagi seal nagu kuskil saa rahulikult olla. Seda enam nüüd ma näitangi teile, milline nagu psycho-bitch Liina tegelikult on. Marti, ära palun mine ära. Ensu peab jälle appi tulema. Marti, don't you dare, palun ära mine. Marti. Ma rääsin, tuleb paanika kui sa kohe ära lähed. Kui te näete, kuidas ta mängis seda mängust, ta nõudis, et ta saaks üks päev mängida, kas talle meeldib väga Timo. Kas ma pean veel midagi võtma? Miks sa ei räägi minuga?
aga ma ei oska mängida, see oli mu mingi esimene kord normaalselt mängida. Aga sa lihtsalt nõuad, et tulge aidake mind kogu aeg. Palun tulge mulle appi keegi. Ma tulen, kõik tulevad. Teate! Surin ära peaaegu. Sest, et mul oli abi. Aga igal vähemalt sa olid viisakas, ütlesid neile väga toredasti tšau ja said lauldud ka, on ju? Ujumaa. Johnny, why you come here, what you want? Why you come here, what you want? Schrecklich. Saksa keeles hirmus. Sellegipoolest me oleme võtnud endale viimasel ajal suureks eesmärgiks esiteks toituda tervislikumalt. Seda sellepärast, et kui te mäletate, mina eelnevatel aegadel olen olnud kogu aeg väga väsinud, seda siis tulenevalt sellest, et vägagi palju rely eesti keeles, kuidas on? See häirib mind nii väga. Igal juhul, ma sõin jooksult igasuguseid kõik erinevaid asju ja sealt tulenevalt ma pidevalt jõin ka tegelikult energiajook ja ammutasin siis oma selle naturaalsed energiavarud ära. Kui te teate, siis tegelikult energiajookidest te ei saa energiat, vaid ta kasutab ära sinu enda energiat. Ja sellest tulenevalt olengi mina olnud siis kogu aeg selline väsinud, just siin eelnevates vlogides, aga ütleme ausalt, nüüd kui ma olen nagu niimoodi täisväärtuslikumalt toitunud, nii et ma saan kõik mainid kätte, ma tunnen ennast palju värskemana, ma saan palju kergemini maast üles hommikuti, nii et meil on juba sellega väikene success. Ja hea meelega tegelikult siinkohal juba räägiks ka natukene dieetidest, sest et ma olen tihtipeale näinud selle nii-öelda Instagrami tulekuga väga paljudel tüdrukutel, miks mitte ka poistel on mingisugused iluideaalid tekkinud. Excuse me, that is rude. Nii, igal juhul. No see on olnud läbivalt kogu aegade. What the f***? Oi, üks segad mu igal... Ma tahaks ämisid nii närvi, et see niimoodi räägib. Igatahes paljudel noortel on see arusaam, et nüüd ma hakkan tervislikuks, sest siis ma hakkan sellist dieeti pidama, kus ma limiteerin enda toidukoguseid nii palju, et ma praktiliselt üldse ei söögi. Tegelikult see ei vasta tõele, sellepärast, et see, et sa oleksid tervislik ja sa toituksid tervislikult, see ongi see, et dieet nii-öelda ongi siis see, et sa lihtsalt toitud tervislikult ja samamoodi tasakaalus ka tegeled enda kehaga, siis sa teed trenni, liigud normaalselt, et see, et sa lihtsalt ei söö, see ei ole nagu mitte mingi... See ei ole dieet. Dieet on tegelikult mingi toitumiskorrad, mingid kindel rutiin võib-olla, mis sa sööd, et sul täpselt samamoodi, et sa saaksid kõik need toitained ja mineraalid kätte. Sest nagu ma ütlesin eelnevalt, kui sa lihtsalt hakkad neid ära jätma, esiteks sa väsid lihtsalt tuimalt ära, sa ei jõua mitte midagi teha nagu minagi. Ja nagu esiteks rasvad on tegelikult kasulikud. Et võib-olla teine pole veel jõudnud see, et kui sa kokkad kodus ise neid samu toite, mis meiegi oleme siin teinud või midagi huvitavat ise. All descriptionis on ka list mingitest toitudest. Just täpsemalt, nii et teed sellest pildi endast koos selle pildiga või kuidas sa oled selle valmis teinud. Mitte pildiga. Pildiga, teed toiduga pildi, paned selle Instagrami üles ja kasutad neid samu hashtag'e, mis meil siin ekraanil on, siis sul esinebki võimalus tulla koos meiega omamoodi ühele siis kokkamise päevale, kus me koos kokkame, teeme vahvaid toite ja teil on võimalik natuke rohkem aega veeta, kui meil tavaliselt kuskil igasugustel meetupidel on. Ja kui me ei eksi, siis vist see on selle aasta viimane võimalus teil meiega kohtuda. Jagage enda toite, inspireerige teisi ka sellega. Teeme sükse community, kus me jagame kõik selle hashtagiks, et me mõlemad vaatame ka kõik need hashtagid läbi. Nii et meie näemegi teiega juba siis Instagramis, kes te sinna postitate ja ka podcastis ka, kui see nüüd tuleb varsti kohe varsti üles. Nii et ja. Bye! Team player friendly. Ma arvan, et Heinz on väga friendly alati, mis tõttu ma annan talle GG. Mõtle, kui niimoodi analüüsiks kogu aeg. Ma tahtsin öelda, et mul oli väga tore teiega mängida. Aitäh!